Järgnevalt räägime natukene sellest, kuidas on võimalik teatud kasutaja seadeid eelistusi paika panna, kuidas kasutada suumimistööriistu, kuidas kasutada abisüsteemi ehk spikrit ja kuidas on võimalik erinevaid tööriista ribasi peidust välja tuua ja peitu viia. Nüüd alustame sellest, et kuidas on võimalik erinevaid kasutaja eelistusi, mis on juba vaikimisi paigas, kuidas on võimalik neid muuta ja täiendada. Selle jaoks tuleks võtta tööriistad menüü ja seejärel kõige alumine valik sätted. Nüüd avanevas aknas kõige esimene osa, kus on LibreOffice isikuandmed. Siia on teil näiteks võimalus ära määrata oma ettevõtte nimi, näiteks enda ees- ja perekonnanimi, võib-olla veel mingisuguseid andmeid. Ja mõte on selles, et kui te dokumendi salvestate, siis need andmed jäävad dokumendi külge näha. Näiteks, kes on selle dokumendi loonud. Nii et näiteks eesnime lahtrisse trükin Jaan ja perekonnanime lahtrisse Vaabel. Ehk siis, kui ma selle dokumendi salvestan, siis on ilusti näha, et mina olen just selle dokumendi loonud ja salvestanud. Teine võib-olla selline olulisem koht on siin vasakul menüüs asukohad. Siin on teil võimalus ära määrata vaikimisi salvestamise koht. Hetkel on selleks, näete siin, minu dokumendid ja on ka näha, et ta viitab ilusti siia dokumendis kausta. Nüüd juhul, kui ma soovin seda muuta, siis nupule redigeeri. Näitan ära soovitud kausta. Näiteks ma soovin hoopis töölauale vaikimisi salvestada või mõnda muude kausta ja seejärel okei. Ja nüüd kõik need muudatused, mida ma olen siin üldistes andmetes teinud, et neid salvestada, klõpsan veel kord sobib nupule. Ja nüüd on siis need muudatused jõustunud, nii et salvestamisel siis on näiteks minu kontaktandmed ja muud andmed, mis seal sai määrata näha ja samamoodi ma olen siis ära määranud endal ka vaikimisi salvestuskoha.